saate aru, kui ma ei näe. Pärast peab puugikontrolli tegema, aga oma maa. Kuhu minek? Maale, me lähme maale. Ma ei leppinud kokku, kuidas me seda kutsume. Tuleviku poolt ei ole. Kasepesa. Vaata, juba on kõik vajalikud ja mittevajalikud töölised kaasas. Ja me tulime esimest korda peale seda, kui see krunt sai meie omaks. Vaatama, mis me siin üldse hakkame tegema. See välja näeb ja mis meil see plaan on. Madis on kuskil seal. See on nii suur, et me ei pea isegi üksteist nägema, kui me ei taha. Kõige esimesena on meil vaja siit tee äärest kõik see võsast kändudest puhtaks, et siia saaks metsa ette kasvatada, sellepärast et praegult, kui siia sõita, siis see on kõik lage ja tahaks ikkagi, et oleks mõnus privaatne. Just tulime siia, siis siin olid uudistajad, kes oleks tahtnud seda maad ära osta, aga näed, ei helista enam, sest see on nüüd meie oma. See lõkkeplats oli juba siin olemas ja ma arvan, esimestest ülesannetest olekski see plats, mis siin kändudest puhastatud on, teha siukseks mõnusaks glamping-alaks. Aga noh, vaatame, seda ma ei mõtle nüüd see aasta teha. Iga aasta natukene oleks ka juba väga hea. Mul ei ole täna tripoodi kaasas, nii et te peate väga imelike nurkade all hakkama saama. Ma viskan korra siis siia kõhuli pikali ja räägin teiega juttu. Siia kuhugile ma tahan välikäimlat teha, sellepärast et number 1 asi, kui siin käia, okei, tegelikult võib võsas ka käia, on ju. Aga ma ikkagist arvan, et kui sinna hakkaks nagu ehitame pihta, siis oleks mõnna, kui oleks kuskil vetsus käia või vähemalt seal saab ju asju ka hoida. Ja siis järgmine oleks see lõkkeplats teha suuremaks ja ilusamaks. Võsa ette muidugi sinna, on ju, krundi ette, et ei oleks nii lage see kõik. Ja siis olekski juba väike telkimisala või väike glamping ja järgmine aasta võib-olla suure küsimärgiga võib-olla oleks siis saunamaja, sest kui siin saaks saunas käia, kuulge, kui mitte midagi muud välja ei tule, siis me kolime siia kuuse alla elama, ei ole midagi. Ma tunnen ennast natuke nagu Silvia Ilves, kes ostis maja ja hakkab mingi kohe rahmima seal neid puulehti. Endal pole nagu kööki mitte midagi, sellepärast et mida me teeme. Meil on notarist möödas 4 päeva, kui sedagi. Ja me oleme siin, et hekikääridega võtta 2 hektarilt maha oksi. Siin ei ole nähagi siis? Noh, täiesti. No, see on see ATH brain, vaata, kus sa tahad lihtsalt teha nii väga asju ja sa ei jõua ära oodata, et sul oleks raha ja vahendid ja masinad ja kõik seda. Meil on maasikad, ma tean! Ei mitte kellelegi öelda, aga ma tegin siia alla väikese sellise peiduka, kus me saame vett hoida, seepärast, et varsti tulevad siia kuhugi, tulevad maavee kogumistünnid. Aga nii kaua meil ei ole siin mitte mingit vett, ehk siis me peame käima kanistritega võtmas. Aga kuna me praegu nii eksprompt tulime, siis meil on ainult siuksed liitrised, 1,5 liitrised. Tulin oma meest otsima ja mees on kuskil seal. Aga vaadake, kui tublid on terve selle ääre võsast puhtaks teinud. Et siit saaks kännu eemaldusfreesiga tulla maha võtta. No, esimene päev meie maal. Kuidas sa kokku võtaksid? Jõudu külamees! Mega happy. Mul pole pükse jalas. Madis! Sinuga ei saa. Igatahes me oleme väga rahul. Peale selle, et siin on sääsed, aga ma juba selle peale ka mõtlesin, et vähemalt need on meie oma krundi sääsed. Oma kandi tüübid. Oma kandi tüübid. Tuleb masin ja siis mul on nädalavahetus aega. Ma tahan terve selle äärde teha. Ma saan hakkama ka, mingi 30 meetrit sissepool. Ja siis tahaks teha selle poole seal, kus on maja tuleb kunagi. Sinna tuleb maja. Äkki järgmine aasta siis saab panna kardula mulda. Rabarberid ja kõik asjad paneme. Aga see on seal murekoht, sest et sinna kasvab siukene väga tihe kasemets vaikselt.
et sellega peab ennem tegelema, kui see läheb väga kulukaks. Jaa. Kuni veel mingi võsalõikuri peale hakkab, aga nagu sealt saab istutada neid ümberringi, et tööd on. Aga tänaseks on kõik. Me täna tulime siia terve perega. Kogu kasepere on kohal. Madis jätkab siis selle ääre puhastamisega ja märgib mingid puud ära, mis me tahaks alles jätta. Kõik ei taha päris maha võtta. Ja ma hakkasin kaevama välikäimla jaoks auku. Sellepärast, et ma ikkagi tahaksin nii väga välikäimlat teha. Aga vaatab, kas seda see aasta jõuab. Lihtsalt ma mõtlesin, et isegi kui ei tule välikäimla, kui tuleb vihmaveetünnid ainult, siis selle jaoks peab ikkagi pind ju tasane olema, nii ma hakkasin seda tegema. Aga see põngerjas ärkas siin üles, nii et teeme nii palju, kui me saame. Mõnna on olla. Kui midagi muud ei saa, siis saab vähemalt päikest võtta. Täna panime päiksekreemi ka. Eile oli natuke lollimad. Kaela peale on kõige olulisem. Jaa, sellepärast, et eelmine kord sa olid nii põlenud. Ei olnud põlenud. No natukene ikka. Päikest saanud. Ma panen kummarid kohe jalga endale, et siit. Aga me ei tule siia ju päevitama, mul on käed. Kummarid jalga. Mul on isegi sokid siia jäetud. Äge. Töösokis. Siin on nii megalt ilus linnulaul. Kui natukene vaikselt suudaks püsida. Ja praegult ma teen siia seda auku. Ja ma loodan siit leida mingeid ägedaid kive, mida saaks tulevikus projektide jaoks ära kasutada. Ja kusjuures esimene asi, mis me ostsime selle maaga seoses, oli selle labidas. Et me saaksime kaevata, kuigi meil ei ole nagu veel lähitulevikus. Niipea plaanis siia hakata päriselt midagi suurt ehitama, siis väikse põllumaa võiks ikka teha ju. Näe juurikad. Vähemalt meil on oma labidas, ma ei tea, nii äge. Mulle meeldib. Ja isegi kui see tundub täiesti tühja rahmimine praegult, siis ma ise olen rahul. Ja küll need teised asjad ka tulevad. Iga asi tuleb omal ajal. Või siis natuke hiljem. Vot teile. Meil ongi tööde jaotus selline, et Madis teeb nagu päris asju, siis mina saan neid kõrvalprojekte teha. Kuidas sul läheb see siit? Vaevaliselt. Kas ööga kasvas juurde seda või? Näete seda sääsepoissi või? Kes mul siin nokamütsi peal on? Ai, sa vana. Aga suur töö sai tehtud. No see ei jäänud täpselt peale. Taaslavastus. Ja tegelikult hästi. Siit võib-olla seda lõppu ei ole näha, aga ma sain sealt sellest ka tehnikust jagu. Nüüd umbes see maa siin, kus see pai läheb, on see, mis tahaks teha sinna kogu selle ääre puhtaks. Ja siis saab nagu mõistlikku asja siia ette kasvatada. Perse kui suur see on. Äge! Mul on väike närv sees. Me oleme kohal. Mis sa nüüd ütled meile? Ma suutsin täpselt enne seda, kui me peame filmima hakkama selle siit lahti tõmmata.